Noh, kõigepealt sisemine kaastunne loomadele, see on mul olnud alati ühesugune ja näha loomi puuris on mul väga valus olnud alati, mille tõttu mul mõned lemmikloomad on ära jooksnud ja teine asi on muidugi selline, edevuse pärast ei tohiks küll kedagi nülgida ega vangi panna, et see karusnahk ei ole küll asi, mida inimene hädasti vajab. Aga ta ei ole olnud alati mul selles mõttes nagu otsustamisel otsustav põhjusel, et ma usun, inimkond on pidanud minema kaastundlikumaks looduse suhtes aega mööda. Mul on olnud kaastunnet ka nende inimeste suhtes, kes siiski loomakasvatusest on elanud ja kui nende seis on ikka väga, väga kehv, siis ma ei ole pooldanud, et muutused on väga kiired. Selles mõttes olen ma siis praeguses tajus arvamusel, et see argument on nüüd lõplikult ära kukkunud. Me ei pea muretsema, et inimesed, kes karusloomi kasvatavad, ei leiaks oma elule või oma tööle muud rakendust. Mina seda ei ütles, ma ise seda küsitlust ei teinud ja ma olen ikka ka harjunud oma pea ja südamega mõtlema, et avaliku arvamuse küsitlused on küll hea teada, aga minu otsused on alati langenud sisemusest. Süda on olnud alati sellise asja vastu, pea on püüdnud siis südant vaos hoida sedapidi, et kõik ei tohi juhtuda liiga ettearvamatult ka inimeste suhtes, kes seal on ja see puudutab minu jaoks tegelikult kogu loomakasvatust, aga eriti muidugi seda edevuse pärast loomapidamist. Eks ta näitab küpsemist, ma arvan, et väärtus on kusagil olemas, aga küpsemise käigus on inimlikkus, ma arvan, üks põhilisi vaateid. Ma arvan, ka üksteisesse suhtumisesse inimlikkus on ju tegelikult tähtsam kui enne. Ma usun, me oleme muutunud aastakümnetega üksteise suhtes ka tähelepanelikumaks muudes situatsioonides inimestena.